Kodu Soomes. Tere, hea kuulaja! Minu nimi on Tuuli Emili ning kuulad podcasti Kodu Soomes. Käesolevas episoodis on teemaks eesti keele õppimine Soomes. Soomes on lastel õigus õppida oma emakeelt, tehes seda siis 2 korda 45 minutit nädalas. Ning aprilli lõpuni on võimalik avaldusi jätta kirjutades eesti keele õpetamise soovist otse lapse klassijuhatajale, kes omakorda juhised annab. Mul on siiralt hea meel teemast rääkida alati särava õpetaja Koidu Ojaga, kes on eesti keele õpetaja Vandal. Tere, Koidu! Tere! Mis on sinu lugu ja kuidas sina eesti keele õpetamiseni jõudsid? No, eesti keele õpetamiseni jõudsin ma üsna pärast oma ülikooli õpinguid tegelikult. Lisaerialana siis õppisin Tallinna Pedagoogika Ülikoolis ka soome keele õpetajaks. Tõsi, see täitsa lõpuni ei jõudnud, aga siiski need teadmised, mis sealt nii ajaloo ja kirjanduse kui keele kohta sai võetud, on alles ja need läksid väga hästi ka siin Soome elama tulles arvesse, aga eesti keele õpetamise või õppimise või selle juurde ma jõudsin tegelikult tänu oma väga inspireerivale eesti keele õpetajale, kes mul oli siis keskkooli ajal ja põhikoolis ka ja tema viis meid tõesti kirjanduse juurde ja väga palju ka teatrisse ja maalinäitustele ja isegi tutvustas kunstiajalugu ja kuidas see kõik on muu ajalooga seotud ja kuidas kirjandus on seotud religiooniga ja üldise kultuurilooga, nii et tegelikult ma olin sellest nii läbi imbunud ja nii innustunud, et natukene sai ülikooli ajal ka juurde õpitud, aga ma pean tunnistama, et esimesed aastad, kui ma olin õpetaja, siis vaatasin väga palju oma keskkooli konspekte tegelikult, mida siis sai ikkagi oma õpetaja jutus kirja pandud. Nii see läks ja mul on olnud selline väike kõrvalepõige pedagoogitöö juurest ka kultuurkapitali projektijuhi tööd tehes, aga peaasjalikult ikkagi koolis. Paaris-kolmes koolis olen olnud õpetaja Eestis ja nüüd siis siin Soomes, ma arvan, et see tõuge tuligi sellest ikkagi siia Soome kolida, kui ma ühel hetkel avastasin ennast olukorrast, et ma olen saanud eesti keele õpetaja ameti Soomes ja miks mitte seda sama siis proovida siin teha. Töö olemus muidugi oli erinev, ma kolisin siis 2009. aastal Soome. Ja see töö, mis ootas, oli selline, et tuli sõita Vanda, siis kogu Vanda ulatuses erinevates koolides, nii Lääne kui Ida-Vandas. Ja peale minu oli siis üks õpetaja veel siin Vandal. Ja kuna temal autot ei olnud, siis tema koolid olid kõik Tikurilla ümbruses, Rongijaama ümbruses. Ja mina siis saagisin sõita oma autoga siis ühest äärest teise. Ja minu mäletamist mööda, nii nagu praegugi, oli mul 10 kooli, igas koolis umbes sellist 10 säravat silma. Ja tõsi, minu tulek langes sellele ajahetkele, kus just majanduslangus oli siis selline tipus ja eestlasi tuli lahendama oma finantsprobleeme siis siia Soome, ikka kui iga laevaga järjest rohkem ja rohkem. Ja see õpilaste arv kasvas sinna 2012-13 aastani, mitte ainult nädalate, vaid ka päevadega. Aga siis nüüd ta on vaikselt olnud kogu aeg langustrendis, aga vahepeal meil on olnud siis siin Vandal 6 õpetajat ja nüüd on siis taas selline olukord, et meid on 4 vist jäänud või. Et siis selline töö, nii et mis tuleb järgmisel aastal on jälle nagu uus ja huvitav. Aga õpetada on muidugi tore ja need rühmad, kui ma varem olin siis keskkooliõpetaja ja kõik olid umbes ühe vanuses 10. klassis kümnendikud ja 11, siis nüüd siin põhikoolis eesti keelt ja kultuuri õpetades on
tunnis siis 1. kuni 9. klassini võib-olla, kui juhtub, siis mõnikord on nii, et 1. 2. klassi rühm, aga enamasti see heterogeensus nii taseme kui ka vanuse poolest on nagu jääv olukord. Ehk siis kui ma nüüd mõtlen oma tunnile näiteks, siis ma mõtlen ka sellele rühmale, mis mul homme on ja vastavalt sellele siis kujundan ka selle tunni sisu. Alati ei õnnestu, keegi jääb ikkagi, et kellelegi on ikkagi natukene olnud liiga raske ja seda tagasisidet ma muidugi küsin või siis, et 9. on olnud tänu 1., 2. või 3. klassi lapsele natukene liiga lihtne sõnastus või liiga kerge etteütlus või tekst ei ole olnud nii huvitav, kui 9. klassi õpilasel võiks olla. Aga kuidagi ma üritan siis oma seda õpetaja virtuoossust kasutada nii palju, kui seda on. Ja minu meelest on ikkagi selle usalduse ja kontakti saavutamine ja siin enam nii tähtis see sisu on tähtis muidugi, aga see, et see kontakt selle lapsega siis ikkagi on, et ma jõuan tema käest küsida, et kuidas tal läheb. Ma arvan, et see on väga-väga oluline ja hästi huvitav ja tore on see, et sa täna siin oled, sest et tõesti seda köögi poolt näevad väga vähesed minu meelest, et ongi see saagimine on ju, et ei käia üle kogu vanda tunde andmas ja just ka need liitklassid. Et kas sa saad äkki avada, et mis ajab õppijaid kõige rohkem segadusse nende kahe keele vahel? Võib-olla need sulgäälikud on ikkagi ja lauseehitus on teistsugune ja kultuuris ja kirjanduses ja selles, mis siis praegusel hetkel Eestis toimub. Võib-olla mõni on rohkem kursis, mõni vähem, aga ikkagi hämmastav, et näiteks lapsed tegelikult ei tea, kus on Raekoja plats või ka sellised meie Eesti sellised väga olulised maamärgid ka, et nad tegelikult käivad oma vanaemade juures, aga nad tegelikult ikkagi Eesti kultuuriga ikkagi väga kokku ei puutu, et suurem osa. Peab ka välja tooma selle, et kui lastel, kunagi, kui nad siis tulid ja oli selline suur laine, kolimise laine 2009-10, nad olid enamasti ikkagi 1., 2., 3. klassi juba käinud Eestis ja tulid siis Soome üle nii, et nad pigem suurem probleem või teema oli soome keele õppimine ja siin siis ellujäämine, hakkama saamine Soome koolis. Ja siis nüüd on ikkagi need lapsed juba, kes praegu õpivad, minu õpilased, sündinud Soomes. Neil on kas üks või mõlemad vanemad eestlased ja nad on oma kogu haridustee käinud siin, et ehk siis ma õpetan tegelikult mõnes mõttes, eriti kirjutamise poole pealt ikkagi nagu võõrast keelt. Ja tasakesi läheme ja mul on nüüd ikkagi kujunenud välja selline müstiline 4 aastat, et 4 aastat võtab aega, et laps saaks aru, kuidas käib eesti keeles. Okay. Ja siis ma järsku, täna ma pidin ka ütlema ühele poisile, et et sa tead, et mitmuse tunnus on nõrk D ja et kust see nüüd järsku, et kogu aeg me tegime seda ja harjutasime, nii et siis mingil hetkel tuleb, ta võib veel ikka eksida ja nii tuleb neid vigu ikka tuleb sisse või unustab ära, et Eesti Ü on U, millel on 2 täppi peal, mitte siis üpsilon, eks. Aga jah, see kuidagi on nii, et mingi 4 aastat võtab aega, et siis saab nagu sellele süsteemile pihta. Ja nüüd, kui me lähme ajas tagasi, et siis täpselt sel aastal 2010 umbes need lapsed olidki nii palju juba Eestis käinud või neil oli mingisugune kas või 1 või 2 klassi või võib-olla mõnel isegi rohkem Eestis koolis käimist ja siis oli lihtne sellele kõigele rajada see õpetus, aga nüüd on siis nagu tegelikult eesti keele kirjutamise mõttes puhas leht ees seal koolitunnis. Jah, väga huvitav. Ma olen ise kuulnud lastevanemate käest, et kolisime Soome ja need 2 keelt on omavahel niivõrd sarnased,
et kui me kodus räägime eesti keelt, siis sellest ju piisab ja kui me suvel läheme näiteks vanaemale külla, et sellest ju piisab. Aga et kas see keelte sarnasus teeb õppimise lihtsamaks või vastupidi hoopis keerulisemaks? Jah, ta võib-olla keerulisemaks ei tee, aga see ongi just see müüdi tekkimine, et need keeled on nii sarnaseid, aga tegelikult me ikkagi ei saa neid samu sõnu kasutades või väljendit kasutades ennast ikkagi väljendada. Et neid soome keele pärasusi tuleb ka kõnekeeles väga palju sisse või sellist pehmet hääldust või kõike seda. Jah, see on nüüd üks selline müüt. Ja siin muidugi kodutugi, et kui kodu juhib ka tähelepanu lapsel, et kas sa mõtlesid seda või et kas sa tahtsid niimoodi öelda või siis, et vaata, et kuidas sa kirjutasid, et mis sa arvad, et äkki siin on ikkagi peaks olema nagu tugevamalt üles kirjutatud või hoopis nõrgemalt või kuidagi juhtida tähelepanu sellele kirjutamisele ka. Või üldse võib-olla, kui laps kirjutab vanaemale seal mingisugust sõnumit, et vaadata ikkagi üle ja siis mõelda koos, et kuidas see õigem oleks, et seda väga soovitaks. Väga hea. Kas tuleb kohe meelde mõni eriti meeldejääv olukord, kus ongi siis saanud täiesti kogu klass kaasa mõelda, et mis sõnumit taheti algselt edasi anda? No eks see on see, et läksin koli ja mis tekivad sellised toredad lõbusad kahemõttelised hetked. Selle üle on olnud jah, seda naeru, aga üldiselt me ei naera nagu väga kellegi vigade üle, et hästi sõbralikult ikkagi seda püüame niimoodi lahendada. Ma üritan oma tundides ka seda hirmu võtta ära, et klassi ette lugema või kirjutama tahvli peale, et see on niisugune nagu koos tegemine, see on koos projekt, see koos õppimine, et siin me parandame üksteise vigu ja see ongi nagu normaalne, et siin kedagi ei häbistata või kellegi üle ei naerda. Ikka on selliseid, kes ei taha häälega lugeda või üldse näiteks rääkida, aga eks nad saavad olla sellised, nagu nad on, et me ei kisu neid nagu kuskilt välja. Aga mul praegu sellist väga teravat naerupahvakuga hetke ei meenu kahjuks, aga lõbu ja nalja üritame hoida sellist mõnusat, positiivset meeleolu siiski tunnis. Ja mängud annavad selleks, jah, võib-olla üks suuremaid asju, mida ma ikkagi olen ka õppinud, et ega tol ajal või siis, kui ma olin keskkooli õpetaja, siis ega me väga palju tunnis ju ei mänginud mänge niimoodi. Et meil oli ka asi ajada ja hinded tuli panna ja need hindeid tuli väga palju panna, et veerand hinnet kokku saada ja et see selline mängukoht küll, et ma pean tunnistama, et väga nalja sai tunnis ja kõike, aga seda, et ma oleks nüüd nagu mänginud lausa, et seda ei ole olnud, aga seda ma olen õppinud tegema ja sellepärast ma läksin siis ka õppima klassiõpetajaks, et Soome koolisüsteemist aru saada, et kuidas see käib ja ma olen küll praegu väga seda usku, mis siin koolis on. Murelikuks teeb muidugi see, et Soome, kuigi nagu kõik on aktiivõppe ja arutletakse ja analüüsitakse, siis millegipärast ikkagi need lapsed ei taha väga siin koolis käia, et see on võib-olla PISA tulemustes see veel koht, et mida siis Soome kool üritab aru saada, aga ta on jõudnud ka mõttetegevuses selleni, et tegelikult eks see kool ongi selline, et peabki pingutama ja harjutama ja tegema ära asju ja nii. Väga vahva. Mulle väga meeldib, et terve selle aja on Koidul selline mõnus naeratus näol, sa nii naudid seda. Ma loodan, et see kandub. Jaa. Aga mis on Soomes õpetades kõige rohkem üllatanud, et sul tuli paar väga head punkti juba välja, aga et kas on veel midagi? No alguses kindlasti oli see, et parem vähem, aga korralikult. Ma mäletan, et Eesti aegadest veel, et nagu ratsutati hästi palju läbi mingisugust, et see mahud olid nii suured, aga et siin
Noh, ja tõsi, ma ikkagi ülikoolist mäletan ka ühte Toomas Liivi loengut, kus me nämmutasime läbi ühe põunovelli niimoodi, et me võtsime ta täiesti tükkideks lahti lause kaupa ja ma pean tunnistama, et ma olen õpetajana mallindanud seda olukorda oma tundides palju, ehk siis kuidas nagu käia, jah, nüüd läheb nagu liiga teemakeskseks juba, aga just see, et kui ma klassiõpetajaks ka õppisin, et need teemad, mida siis ütleme seal ajaloos pidi läbi käima, et need jaotati õpilaste vahel ära, et kõik said olla mingisuguse jupi eksperdid niimoodi, et ei peaks kõike läbi käima või et sa nagu olid mingisuguse jupi ekspert või et võetakse pigem vähem, aga põhjalikumalt mu meelest. Et see põhimõte on Soomes, et seda ma olen õppinud. Ja siis, et õpetaja räägib väga vaikse häälega, väga rahulikult, täpselt nagu teise inimesega, kellest sa lugu pead. Ja et lapsest tuleb lugu pidada, siis ta hakkab ka edaspidi kõikidest teistest inimestest lugu pidama. Ja see, et me oleme eeskujuks, et iga tund, kui ma olen klassis õpilastega, et ma olen üks eestlane, üks inimene, et ma annan nagu kõiges. Võib-olla ma ei ole nii eeskujulik inimene, aga ma vähemalt püüan olla eeskujulik inimene. See on kõige olulisem. Ja ma tõesti kujutan ette, et välismaal eesti keele õpetamine ei piirdu vaid õpetaja staatusega, et see töö tegelikult ei lõppe ära siis, kui koolikeel käib, eks ole. Aga et sa oled võib-olla kohati ka murede kuulaja ja samas ka rõõmude jagaja, et mis on sulle endale õpetamisel kõige olulisem? Neid muresid õnneks, mida ma õpilaste käest kuulen, jääb kogu aeg vähemaks, et ma eriti enam ei olegi nagu sellist olukorda, et ma pean mingisuguseid muresid kuulama. No täna üks poiss ütles, et MES-i võiksid vähem mängida arvutis või arvutimänge mängida, et ta tahaks nendega juttu rääkida ja metsas jalutada. Väga sügava mõtteline. Jah, et see ongi, et kust poolt neid lapsi kasvatada, kas koju me ei pääse ja siis me laste kaudu peame tegelikult ka mõnikord kasvatama vanemaid, et jah, et see telefon ja arvutimängud ja et kui sealt, miks mitte mängime ja mängime koos ja ma püüan ka tunda huvi, et mis mänge nad mängivad ja kuidas seal käib ja mis need tegelased on ja mis, kas seal on mingi strateegiamäng või on lihtsalt tapmine. Aga siis, et sellele kõrvale ikkagi ka üritan kogu aeg mingi kultuuri ja kunsti ja ikkagi neid tutvustada neid, et mis elu veel elatakse, kus on veel mingeid maailma peale Fortnite'i ja Minecrafti, et ja üha rohkem on inimesed ju arvutist ka ja arvutitega seotud, et see on oluline ka teada, et kuidas me netimaailmas tegutseme ja samas ka, et millega me seda siis tasakaalustame. Kas käiakse väljas jalutamas, sporti tegemas, mis seal taustal veel on? Jah, see tasakaal ongi, ega me selle uue maailmata või kõigi nende tehisarude ja asjad, et ega me selleta ei saa enam, et me natuke ikkagi peame osalema ja nad teevad ikkagi ka meie elu lihtsamaks. Siin paar päeva tagasi ma just mõtlesin, et mida ma kirjutan neile kevadisele tunnistusele ja mis seal salata, ma lasin ka oma teksti läbi tehisaru filtri, et ma ikkagi ka kasutan, aga me peame nagu tasakaalus hoidma, et eks me oleme ikkagi ka talupojad ja oleme loodusega seotud ja need maailmad ka ära ei kaoks. Ja õnneks meil Soomes on loodusega ikkagi küllaltki hästi, et saab kiirelt tõesti välja nautima minna, ka praegu päike paistab, et ja tegelikult lapsed ikkagi, täna meil oli üks kevade bingo, et nad ikkagi käivad rattaga sõitmas ja juba on nad konni näinud ja rähni toksimast kuulnud, nii et tundub, et kõik on hästi ikkagi. Suurepärane. Võib-olla viimane küsimus õpetamise kohta, et kuidas sa kohandad oma õpetamist eri taustaga õpilastele? Et meil on ju nii neid, kes tõesti, et mõlemad vanemad on eestlased,
aga ka näiteks selliseid segaperesid, kus see teine pool ka tingimata ei ole soome päritolu, vaid on hoopis muu keel ja kultuur. Jah, see ongi see diferentseerimine või et mul on mingisugune kimp harjutusi või tegevusi, kus ma siis tean, et selle koha peal me teeme seda kõik koos, et see sobib kõigile või siis, et mingisugused harjutused või jupid tunnist on siis, et tuleb diferentseerida, kas see on siis mingi töövihik või need harjutused vastavalt siis sellele tasemele ja sama on tekstide või juttude kirjutamisega, ja siis nad tulevad veel tundi tegelikult eri ajal ka, et kui ma olen näiteks osa seltskonnaga jõudnud juba pool tunnist läbi käida, tuleb üks laps, kes alles alustab tundi ja ma kiirelt räägin ära, et mis meil täna plaanis oli, et võib-olla siis teeme vahepausi, et mängime mingi keelemängu ja siis läheb tema nüüd jällegi edasi oma mingisuguse lühendatud versiooniga sellest käesolevast tunnist, mis praegu just siis käimas on, et kogu aeg tuleb suunda muuta. Ühesõnaga selline koha peal põhimõtteliselt leiutamine, et millega see laps näiteks ära läheb siit tunnist siis, et hästi paindlik tuleb olla, selline pehme savi. Ilus näide. Mul on ka üks selline võib-olla sügavam küsimus mõttes, et kuidas üldse hoida eesti keelt elus, kui sa elad teises riigis? Jah, ma ei saa enda kogemuse põhjalt seda nüüd öelda, aga kuidas lapse puhul hoida, eks ju. Et kui ma olen vanem, ma olen eestikeelne vanem, et kuidas ma hoian? Siin need lapsed paratamatult, nad hakkavad natukene siis soome keele mõjuga või mingi muu keel veel seal kodus, et selle mõjuga rääkima ja see tendents vist on juba ülemaailmne nii soome koolides kui Eestis ka, et kui lapsed väljuvad klassiruumist, olgu see siis eesti keele tund, nad tegelikult omavahel hakkavad rääkima inglise keeles. Ja mul on nüüd siin viimasel ajal olnud isegi nii, et mul on mingi esimese klassi lapsukesed tunnis, ma lähen ukse taha korraks või midagi tooma või viima ja ma tulen tagasi, nad räägivad omavahel inglise keeles. Et ma saan aru, et see mängijate vanuserühm ütleb, et seal kuskil 10. eluaastast ülespoole, aga ei, et kui juba väiksed hakkavad, mis tähendab seda, et nad juba võib-olla kodus oma õdede-vendadega räägivad inglise keelt tegelikult, kuigi vanemad on eestlased. Nii et siin on see keelte paljusus ja see, miks nad seda teevad, et neil on lihtsalt lihtsam, sest kuidagi, ma ei tea, see maailm, kus nad siis viibivad, kas see on mängude maailm või see on YouTube, kust vaadatakse midagi, siis see on, selles keeles nad siis elavad oma elu rohkem, neil on lihtsam. Aga kuidas alles hoida, rääkida ikka lastega siis seda oma keelt, mida sa ise kõige paremini oskad, et iga vanem räägib selles keeles, olgu ta siis nepaali keel või eesti keel, räägib selles keeles. Ja paratamatult siis seal kodus on siis mingisugune omavahelise suhtlemise keel. Seda räägitakse siis omavahel, eks inglise keel kipub vist olema tihtipeale. Muidugi ma saan aru, mis nende raamatute lugemisega on, et mul on endal ka kodus 11-aastane, kes väga ei ole just kõige esimene valik raamat pihku võtta. Raamatuid võiks siis lugeda kas või ette lastele. Ikkagi unejutuks nii kaua, kui ta veel laseb unejutu lugeda. Lugeda nii palju, sest sealt tulevad need toredad sõnavara juurde ja toredad sõnad, uued sõnad juurde. Muidugi lausekonstruktsioon, üldse kultuuriga sidus hoidmine. Ja nii palju, kui on ikkagi kas kontserte või sündmusi või teatrietendusi või näitusi või teha ikka seda ka lastega, minna koos Kadriorgu ja niimoodi. Ja suvel vanaema juurde ja... Vanaema juurde, jah. Ja siis eesti keele tundiga. Just. Aga mitte ainult vanaema juurde, et kui vanaema elab kuskil toredas
kas maakohas või väiksemas kohas, siis ikkagi tutvustada, mis seal läheduses ka toimub, et kas see on Tartu või on see Viljandi või Tallinn, et natukene näidata seda maailma veel ja et rääkida ka, et me lähme sinna vanaema juurde, et ta elab mingisuguse suure linna kõrval ja natuke seda geograafiat ka tutvustada lapsele ikkagi, sest nad tihtipeale ei tea, kus nad käivad, nad ei tea seda küla nimegi või see koha nimegi, kus nad vanaema juures käivad. Ja samas kusjuures väga hea promovõimalus, et leheküljel Global Estonian on kirjas väga paljud laagrivõimalused just väliseesti juurdega noortele. Ma olen ise ka seal mitmeid aastaid käinud, kui ma noorem olin. Ja tõesti see, et sa oled laagris koos teiste noortega, kellel on täiesti erinev kultuur, täiesti erinevad keeled ja te saate laagris aru, et aga meil on midagi, mis meid ka ühendab. Salakeel, eks ju. Jaa, kas on salakeel või on mingid probleemid, eks ole, või et see on hästi, hästi hea võimalus, et kindlasti soovitan vaadata. Ja suhelda ikka sugulastega ka, et nii palju kui et leppida kokku, et siis noored ei hakka oma vahel inglise keeles rääkima, et ikkagi, et Eestis räägitakse eesti keeles. Suurepärane. Aga siit tuli tegelikult ka välja, et eesti keele hoidmise eest ei vastuta sina õpetajana üksi, vaid siin ongi lapsevanemad, pere ja kodu, siis ka kogukonnad, Eesti seltsid näiteks. Mida saaksid teha siis lapsevanemad, kogukonnad ja võib-olla siis ka õpetajad ise, et eesti keele õppe Soomes paremini säiliks? Ja uurida ikkagi koolist, et kas on võimalik kuskil seda eesti keelt õppida ja ega see mugav ei ole, kui sõbrad lähevad õue ja ära koju ja jääda sinna kooli ja eks ikkagi ikka ajab nutma jah, et miks mina pean, eks. Aga siis võtta sealt see, et miks ma siis tõesti pean, et mitte ainult selle vanaema või vanaisa pärast, vaid ka sellepärast, et see tulevikus sillutab mulle tee võib-olla see keel kuskile töökoha või ülikooli juurde. Minu enda suguseltsis on neid, kes on läinud õppima ühele või teisele maale ja see keeleoskus on tulnud kasuks, ehk siis, et tulevikus tõesti sa võid minna ülikooli Eestisse või oma kutseharidust õppima Eestisse. Ja seda me püüame ka oma nendel noorte reisidel näidata, kui me käime siin. Publimad on olnud huvitatud sellistest Eestimaa reisidest ja selgi aastal külastame siis Noarootsit ja Vormsit niimoodi, et jällegi me tutvustame, et missugused on Eestis õppimisvõimalused, et kui Soomes valikuvõimalusi napib, siis on võimalik ka tulevikus siduda kas oma õpingute või töö kaudu ennast Eestiga ja siis loomulikult see keeleoskus on sul ju olemas tagataskus, eks. Täpselt. Või siis hoopiski olla see eesti keele ekspert siin Soomes, et saad panna rinnanõelaga oma Eesti sinimustvalge lipukese rinda, et sa oskad seda keelt, ükskõik mis elualal sa siis ka tulevikus töötama hakkad. Et keeled ikkagi on rikkus. No absoluutselt. Ja, aga Koidu, sa oled tihedalt seotud ka kogukonnaga. Sa oled eestikeelse hariduse seltsi pikaaegne panustaja, juhatuse liige, noorte reiside ja kirjutamisvõistluste korraldaja ja sa tõid eelmisel aastal Soome Eesti raamatu aasta vaiba, et me kõik saaksime tikkimisega oma jälje ajalukku jätta. Ja eelmisel aastal valmis ka EHS-i raamat 15 aastat kirjutamisvõistlusi. Mis motiveerib sind kogukonda panustama? Miks sa seda üldse teed? No tegelikult see agarus on vist mind kogu aeg natukene saatnud, et see, miks ma seda teen, ma nüüd ei mõtle just nii palju selle kogukonna peale, kuigi koos teistega tegemine on ka üks minu, aga võib-olla see uudishimu ja võib-olla ka natukene enda proovile panek.
ja kuidagi nagu siduda inimesi, et see mõte mind saadab nii sugulastega ühenduse hoidmise või üldse nagu muus valdkonnas ka, et oma klassikaaslastega näiteks läbi käimises või et see ei ole ainult see, et ma teen siin Soomes seda Eesti asja, et see on üldse nagu, et inimesi kokku ajada. Ja mul jäi selles eelmises küsimuses võib-olla ütlemata ka, et kuidas veel seda eestlust hoida, et ikkagi otsida ka teist Eesti perekonda taga ja vaadata, et kas on äkki mingi koguduse juures on meil suur selline seltsitegevus siin Soomes ja et otsida, et mis need ringid või kohad on, kus ma saan oma Eesti lapsega käia, olla, õppida, aga et seal on veel ka teisi eestlasi ka, et siis ka võib-olla, et äkki ta saab seal rääkida seda eesti keelt, et neid siis tasuks ka silmas pidada. Jah, aga see kogukonna töö, see Eesti asi on ikkagi, seda Eestit ei saa südamest välja, et seda siis tuleb siin ka eestlasena teha, et me oleme siin need Eesti saadikud, aga ka elu alleshoidjad, et eks me otsime endasugust, enda sarnast taga siin mujal maailmas elades, et see vist ka, et võib-olla see üksindus on ka olnud see, miks ma otsin teist eestlast siin Soomes. Ja miks mitte siis midagi toredat teha või midagi väärtuslikku, kas tuua Kivirehk esinema või Leela Tungel siia, et ta luuletaks lastega koos. See ja et lihtsalt ja uudisimu veab ikka tahe. Väga hea vastus ja ma jagan korraks ka siis ühte toredat seika, et ma ise tantsin rahvatantsurühmas ehk siis Vingerpusside tantsurühm ja meil on seal ka minust nooremaid noori, ütleme siis just täisealiseks saanud noor, kellega me hakkasime eelmises trennis rääkima. Ja siis ma küsisin ta käest, kuule, aga kuidas sina oma eesti keelt hoiad, et sa oled 18, gümnaasiumi lõpetasid sa ära ja tal on siis konkreetselt plaan Soomes oma haridusteed jätkata. Ja kui ma niimoodi küsisin, siis ta hakkaski mõtlema ja ütles, et tead, et minu ainsad kohad, kus ma eesti keelt täna räägin, ongi oma perega. Ja kui ma käin suvel Eestis ja siinsamas tantsutrennis. Ehk siis see 2 korda kuus, mis me kokku saame. Ja just täna hommikul mõtlesin ma ka, et kuna ma olen ise samuti selline aktiivne panustaja ja mulle meeldib inimestega neid kontakte luua, et siis ma tabasin enne sellelt mõttelt, et kui see, et mina pakun midagi välja või korraldan mingi ürituse, et me teeme midagi toredat koos, kui selle kaudu on võimalik, et ma muudan kas või 1% selle teise inimese elu, et ta puutub kokku rohkem siis eesti kultuuriga või keelega, et siis on juba väga hästi. Et, ja niimoodi, kui vaatadki, et 1% tuleb ühe inimese poolt, teine võib-olla panustab natuke rohkem, aga siis sa saadki aru, et et nüüd ma olen tegelikult kokku mõjutanud juba sadu inimesi ja see on juba väga suur asi. Sellised mõtted. Jah, täitsa õige. Võib-olla meil siin Soomes on puudu veel, meil on küll ringid ja meil on saatkond on aga sellist mõnusat kooskäimise kohta tegelikult ei ole. See meil täitsa puudub, et ütleme kunagi New Yorgis käies ja Eesti maja seal. Mulle väga meeldis kuidagi, et suvalisel kellaajal on seal olemas inimesed ootavad, võid lihtsalt minna. Et meil sellist jõlkumise kohta tegelikult siin Soomas ei ole, et iga kell, kui sa lähed kuskile kas baari või kohvikusse, seal ootab sind mingid eestlased või see ei ole, ütleme mingi rahvatantsuring, mis paratamatult toimub neljapäeva õhtul näiteks 5-6, eks, et sa pead seal kindlasti kohal olema, vaid et kui sul tuleb tunne, et ma tahan suhelda teiste eestlastega, et siis sa saad sinna minna. Võib-olla selline mõte veel heita siin, et kindlasti on siin palju veel teha. Ja. Aga kes teeb ja kuidas ja selline vabas vormis eestlane olemine veel nagu puudub.
nii et kui keegi tahab, kuulab, keegi tahab teha, siis Koidu on kindlasti valmis kaasa mõtlema vähemalt. No ma vähemalt toetan igal juhul et siin vahepeal, kui Eesti Maja oli Välasadamas, tegelikult seal oli siis Tuglase seltsi ruumid ja seal oli teisi seltse veel ja raamatukogu, siis oli nagu vägagi sellist mõtet, et võiks ju tegelikult olla siin üks kohvik ka, aga nüüd on pigem sealt need asutused välja kolinud rahapuuduse tõttu ja tegelikult võib-olla pole ka nii suurt eestlaskonda siin enam. Ja ma ei näe ka, et saatkonna juurde saaks midagi sellist teha, nii et ma ei tea, kas see võib-olla ei ole enam see aeg ka seda tegema hakata, aga miks mitte, tähendab, kui omal moel on nüüd meil see Vardioküla kirik nagu muutunud selliseks, et seal vabas vormis saavad lasteemad kokku, aga see ei peaks ka alati lastega seotud olema, sest minu põhitöö on lastega seotud, et vahepeal võiks olla ka täitsa täiskasvanud ja mitte alati õpetaja rollis. Selline igapäevane rahulik pingevaba seltsielu tegelikult ikkagi puudub, et me oleme hästi sooritajad ja tegelikult me sooritame mingit projekti, mis peab lõpuni minema või võiks vähemalt minna. Ja siit on väga hea siis küsida, et kui on tõesti projektipõhised tegevused ja õpetajatööle lisaks on siis ka seltsitegevus kõrval, et kuidas sina ennast hoiad selle kõige juures? No jah, see ongi, et vahepeal võib tekkida, et on liiga palju asju, aga ma vist lõõgastun ikkagi kultuuri nautides, et head muusikat kontserdil käies, teatris käies ja inimestega suheldes, võib-olla teise eluala inimestega suheldes, et nii see läheb. Et mõnusas seltskonnas ja kultuuri tarbides ikkagi, see vist on. Ja muidugi need igasugused kogukonnad, milles ma olen, et see võrgustik. Ja et olgu need siis mingid maakodu võrgustikud seal Täksis või sugulased või omad suured lapsed või jah. Väga hea vastus. Viimased küsimused, et eelmisel aastal jäi mu kõrvu väga hea küsimus, mida ma tahan edaspidi ka kasutada. Et Koidu, kui sinul oleks võlukepp, millega saaksid ükskõik millise soovi täide viia, siis mis oleks sinu soov eesti keelele Soomes? See on nüüd küll väga eesti keelele Soomes. Et Soome riik ei loobuks sellest imelisest võimaluse pakkumisest, mis siis Soome põhiõigusele toetub, et igal rahvusgrupil on õigus hoida alles oma keelt ja kultuuri ja sellest tulenevalt siis on võimalus õpetaja olemasolul ja piisav arvu inimeste ehk siis 4 inimese õpilase olemasolul moodustada rühma, kus on võimalik õppida eesti keelt professionaalse õpetaja juhendamisel. Et sellest ei loobutaks, et see jääks ellu ja et seda ei hakataks tegema veebi teel. Et see on mu südamesoov, et see kontakt õpetaja või teise eesti lapse või õpilasega, et see on ikkagi väga vajalik inimesele. Hetkel siin muidugi Üleilmakool täidab seda tühimikku siis, mis on, et kui ei leita sobivat õpetajat või ei ole kriitilist arvu õpilasi. Aga see silmast silma kontaktõpe ikkagi, et see jääks alles. Ja Soome ja Rootsi on selles mõttes ainulaadsed maad, et ainult nendes maades siis toimub rahvusgrupi keeleõppe. Ja kindlasti on üle Soome veel väga palju kohti, kus tegelikult on kriitiline arv lapsi, aga ma mõtlen siis seda 4 inimest või 4 last, et gruppi moodustada, aga võib-olla seal ei ole siis õpetajat leitud igal juhul, et ma loodan, et
veel rohkemates kohtades leitakse see võimalus ja siin muidugi peab olema ise aktiivne, et ikkagi neid väikseid eesti keele rühmi ikka juurde tuleks ja tuleks ja tuleks, et need ei kaoks ainult. Ja tõesti, kui meil on väga ainulaadne võimalus kasutada seda etteantud keele hoidmise meetodit ja võimalust, et siis miks mitte seda kasutada. Et kui tõesti terve maailma peale on ainult Soome ja Rootsi, siis on väga hästi. Jah, ja kui nüüd veel näha seda suuremat pilti, no see, et inimesed rändavad ühest kohast teise, kas siis materiaalsetel põhjustel või muidu, ränne iseenesest ei ole ju midagi ainulaadset, on iirlased rännanud ja Ameerikasse ja soomlased Rootsi või kes kuhu, siis et moodustuks seal võõrsil olles professionaalid või elu edasi viijad, et me saame võib-olla kunagi rääkida eestlaste kultuurist, ma ei tea, Soomes või nende tegudest või millestki nagu sellisest positiivsest ka, et saame näha, et kuigi praegu on ikkagi tendents, et kolitakse Eestisse tagasi, mis on ju iseenesest ka väga hea. Absoluutselt on. Ja päris viimane küsimus, et võttes kokku tervet seda meie väga vahvat vestlust, siis mis on 3 asja, mida iga eestlane Soomes elades oma keele hoidmiseks teha võiks? No rääkida selles keeles ja hoida see hügieen ka seal juures, et kena eesti keelt ja ka lugeda ja arendada seda edasi, et lugeda eesti kirjandust, mis annab nii keelele juurde kui ka sellisele vaimsele olekule, et tegelikult õhtuti ma ikkagi väga soovitaks lugeda eesti raamatut, et väga palju head kirjandust ilmub. Ja mida veel? Hoida kokku. Uurida oma ümbrusest, kas midagi kuskil toimub. Väga palju head kultuuri tuleb tegelikult nii bändide kui rockmuusikute kui teatrite näol tegelikult Soome. Fantastiline. Suur tänu põnevate mõtete eest ja kogu sinu panuse eest. Sinu lugu on meeletult inspireeriv. Jaa, aitäh. On tore teha asju. Ja Koidu on tõesti üks mitmetest õpetajatest Soomes, kes eesti keele õpet läbi viib ning nagu ka alguses mainisin, siis oma emakeele tundidesse registreerumine on avatud aprilli lõpuni. Kuna meie kuulajaskond on erinevates maakondades üle Soome ja tähtajad võivad veidi varieeruda, siis on kindlaim viis kirjutada kas oma lapse klassijuhatajale või kooli sekretärile soovist registreerida oma lapse eesti keele tundi ja nemad saavad siis täpsemad juhised anda. Ja seda tõesti tasub teha esimesel võimalusel, sest registreerumine on avatud aprillis ning õppeaast alates ei pruugi enam olla võimalik klassiga liituda. Ja lisaks on avatud väga eriline võimalus käesoleva aasta sügisest Uusimaa piirkonnas, kus avatakse taas eesti keele tunnid Uusimaa piirkonna gümnaasiumiõpilastele. Et tunnid toimuvad osaliselt koolis ja osaliselt veebis ning registreeruda saavad nii gümnaasiumiõpilased kui ka need, kes sel kevadel 9. klassi lõpetavad. Et alati on soe soovitus tundidesse registreeruda, sest tunnid avatakse vaid siis, kui miinimumarv õpilasi on koos. Et kui sina soovid gümnaasiumi tundidesse registreeruda, siis kirjuta otse Espo emakeelte koordinaator Siiri Kermale aadressil siiri.kerma@espo.fi ning kui emakeele õppega tekib küsimusi, siis saad kirjutada meilile info@eovs.fi või info@eestikeelsehariduse.fi. Ja lisaks on võimalik tasuta eesti keelt ja erinevaid õppeaineid eesti keeles õppida virtuaalselt Üleilmakooli vahendusel, mille info leiad aadressilt üleilmakool.ee ja ü asemel on siis aadressis Y. Et suur aitäh kuulamast, suur aitäh Koidu aitäh. Ja hoiame oma eesti keelt ja kultuuri. Absoluutselt.